kas sinu ettevõttes on sõnastatud ära põhiväärtused? On nad kuskile seina peale pandud või on nad pelgalt kuskil sahtli põhjas? Kas mõni sinu töötaja teab, mis on ettevõtte põhiväärtused? Ja kui isegi mõni oskab mõne põhiväärtuse välja öelda, siis kas ta teab, mismoodi see põhiväärtus tema töös väljendab? Põhiväärtused on tõepoolest paljudes firmades olemas, aga täiesti alakasutatud, sest et põhiväärtuste tegelik eesmärk on anda juhile suund, kuidasmoodi oma meeskonda juhtida. Ja mitte ainult juhile, vaid tegelikult kogu ettevõttele suund, öeldes, et me oleme sellised. Sellised on meie üldised eesmärgid, meie üldised arusaamised, kuidasmoodi me seda ettevõtet juhime. Ja seetõttu on üks väga levinud viga, võiks öelda isegi, mis juhtide ja omanike poolt tehakse, on see, et ei kaasata väärtuste väljatöötamisse mitte kogu ettevõtet, vaid piltlikult öeldes 2 omanikku istuvad maha, mõtlevad välja, et missugune oleks hea ettevõte. Sõnastavad väärtused ja lähevad siis töötajate juurde, ütlevad, näete, meie oleme nüüd sellised, alates homsest palun käituge niimoodi. Ja mis on selle tulemus? Tulemus on see, et tegelikult inimesed ei võta seda vastu. Seepärast on äärmiselt oluline, et väärtuste väljatöötamisse kaasata inimesed. Aga juhul, kui sul on need väärtused juba olemas, siis asi ei ole päris hukas, sellepärast, et sa saad järgmises etapis vähemalt kaasata inimesed sellesse, kuidasmoodi need väärtused nende igapäevatöös väljenduvad. Miks see nii oluline on sellepärast, et juhul, kui väärtused jäävad lihtsalt kuskile sõnastatuna, siis nendel ei ole praktilist rakendatavust. Väärtuse eesmärk on aga anda konkreetsele töötajale, konkreetsele osakonnale arusaamine, kuidasmoodi mingeid asju meie töös oleks vaja teha. Ja seepärast võiks seda teha niimoodi, et juhul, kui sul on väärtused olemas ja ideaalis sul võiks olla kaasatud väärtuste väljatöötamisse siis kogu meeskond, siis järgmises etapis tuleks sõnastada ära, kuidasmoodi need väärtused väljenduvad käitumises. Ja selleks on väga lihtne viis, sa võtad kas siis osakondade kaupa näiteks, teete 1 päeva või 2 päeva ja annadki meeskondadele ette väärtused ja esitad lihtsa küsimuse. Palun öelge 5 konkreetset, detailset tegevust, kuidasmoodi konkreetselt see väärtus teie jaoks igapäevatöös väljendub. Kui näiteks on väärtuseks täpsus ja tegemist on raamatupidajatega, kirjeldage, kuidasmoodi väljendub täpsus. Kui väärtuseks on sõbralikkus, lahkus, küsi müügiinimestelt, kuidasmoodi väljendub sinu jaoks lahkus. Mida sa peaksid tegema kas siis firmasse sissepoole või kuidas sa aru saad, kuidas võiks käituda väljapoole, et saaks öelda, et jah, see käitumine või see müügimees on lahke. Kui need tegevused on kirjeldatud, siis nende tegevuste kollektiivse käitumismustri kaudu hakkab välja kujunema ettevõtte kultuur. Sest ettevõttel on kultuur igal juhul olemas. Küsimus on lihtsalt selles, kas ta on teadlikult kujundatud või ta on välja kujunenud kaootiliselt kõikide ettevõttes töötavate inimeste kaudu. Igaüks tuleb oma minevikust, oma kultuuriga ja siis tekib seal üks paras sasi, pundar. Kui aga see protsess läbi teha, siis hakkab see kultuur teadlikult kujunema. Ja nüüd, kui kultuur on juba paigas, siis kultuur tegelikult viib ettevõtte tulemusteni. Kui lepitakse ühiselt kokku, et kuidas me mingeid asju teeme, mida me jälgime, siis on võimalik saada sealt ka oodatud tulemusi. Kui seda aga ei ole, siis on väga raske tegelikult ettevõtet juhtida, sest sul puudub praktiliselt vahend, kuidas moodi inimestele meelde tuletada, et me oleme sellised ja me teeme asju niimoodi. Sest kui kujutad ette, et see on sinu ettevõte või sinu osakond ja te olete kokku leppinud, et okei, meie väärtused on sellised, nad väljenduvad sellisel viisil, me teeme neid asju niimoodi. Ja nüüd keegi on sinu meeskonnast, kes teeb asju hoopis teistmoodi, kuigi ta võis olla ka selles protsessis juures, kus ta ise leppis kokku, aga harjumuspärasusest ta teeb mingeid asju teistmoodi. Nüüd on sul võimalus minna temaga rääkima, mitte ainult võimupositsioonilt, et mina olen juht, ma ütlen, kuidas asjad käivad. Et sa saad ta päriselt öelda talle, näed, sa olid seal või me oleme kokku leppinud, et me oleme selline ettevõte, sina teed aga väga tihti niimoodi, et kuidas sulle tundub. Kas hüppad meie paati tagasi või liigud edasi? Sest et sinu kui juhi eesmärk on kaitsta ettevõtte kultuuri ja sisemist õhkkonda. Sest kui üks hakkab nii tegema, hakkab ühel hetkel ka teine tegema, 3. Samamoodi on see väga kasulik tööriist sulle juhina uute inimeste värbamisel. Sa näitad uutele inimestele, näed, me oleme sellised, meie ettevõtte töötajad on ise välja pakkunud selle, et me oleme sellised, me väärtustame neid asju ja teeme asju niimoodi. Et kuidas tundub, kas hüppad paati?
kui inimene ütleb jah, mulle sobib, et need on kooskõlas minu isiklike väärtustega, siis tulevikus on väga lihtne temaga jällegi rääkida, kui mingid asjad hakkavad kuskilt kärisema. Sa saad öelda, nii näed. 3 kuud tagasi me rääkisime nendest asjadest, aga sa ei ole vist päris nende asjadega praegu kooskõlas teinud, et kuidas sa vajad, kas sa vajad minupoolset tuge, innustamist, saan ma kuidagi aidata, et siia tulla. Aga kui sulle tundub, et see on ikkagi liiga palju sinu jaoks, siis on alati võimalik edasi minna kuskile firmasse, kus ei ole kultuur nii oluline, kus ei ole väärtused nii tähtsad.